Mitmekesise kujutamise seisukohast on väga oluline see, kuidas ajakirjandusväljaannetes näidatakse erinevast soost inimesi. Kuigi olukord on palju muutunud, kipuvad arvamusliidrid valdavalt olema mehed. Aga selleks, et noortel, eriti noortel naistel oleks piisavalt eeskujusid, siis võiksid meediaväljaanded presenteerida nii sõnas kui pildis väga mitmesuguse taustaga inimesi, nii mehi kui naisi, nii noori kui vanu, võrdselt. Sageli kasutatakse artiklite juures illustratsioonina pildipankadest pärit fotosid. Need fotod kujutavad sugupooli teinekord stereotüüpsetes situatsioonides ja tulemus võib olla see, et väga oluliste teemade puhul, näiteks artiklite puhul, kus on juttu soopõhisest vägivallast, aitab see pilt kinnistada naise kui ohvri rolli veelgi. Üks kesksemaid märksõnu reklaamianalüüsis on objektistamine. Objektistamine on siis selline nähtus, kus pildilolijat võrreldakse mingisuguse objekti, mingisuguse tootega ja tihtilugu siis selleks võrdluse aluseks on näiteks sellised kvaliteedid nagu vanus või siis ka etniline kuuluvus või nahavärv. Ja üks objektistamise alaliike, mis on reklaamis väga levinud, on siis seksuaalne objektistamine. See on siis selline nähtus, kus naist kujutatakse pildil väheste riietega, ahvatlevas poosis või võrgutava pilguga. Osad meist mäletavad 90. aastate reklaame, kus sellist võtet kasutati päris palju. Uuringud näitavad, et tänapäeval on seda oluliselt vähem ja ka naisi kasutatakse ja kujutatakse reklaamidel oluliselt neutraalsemates olukordades. Kuna ühiskond, kus me elame, on muutunud järjest kaasavamaks ja mitmekesisemaks, siis võiks ka pildiline kujutamine nii ajakirjanduses kui reklaamides olla selline, mis seda mitmekesisust samamoodi väljendab. Nii et kõik inimesed tunneksid, et nad oleksid esindatud ja neil oleks hääl.